Tere hommikust, ma tulen just trennist, tegin ühe mõnusa kardiopäeva ja võtan teid enda, oh my god, nädala lõppu kaasa. Täiega päike paistab, nii mõnus, aga ma oleks võinud päikseprillid võtta. Ma olen kodus, pesus on käidud, nüüd ma teen vaikselt päevaks meiki. Täna, nagu te nägite, on mega ilus päikseline päev ja mina kasutan kohe võimalust. Mul on üks pildi idee, mida ma olen tahtnud tegelikult juba mõnda aega ellu viia. Instagramis nägin ühte teist välismaa sisuloojat seda tegemas ja selleks mul on vaja minna õue ja kasutan ära nii päikest kui lund ja selleks on vaja, et mul oleks ilus meik. Nii et seda meiki ma praegu teen ja siis ma nii kaalutlen siin. Kes mu podcasti kuulab, siis ma rääkisin seal, et ma tahan see aasta vähem asju osta. Selles suhtes me oleme alles jaanuaris on ju, siin ei saa veel mingeid järeldusi teha. Jaanuaris ma olen päris mitmele kiusatusele korralikult ei öelnud. Ma ei tea, ma ei oska sõnastada seda praegu. Et ei ole läinud selle kiusatusega kaasa. Kes mind Instagramis ka jälgib, siis mul oli Denim Dreamiga koostöös Reels, kus ma näitasin erinevaid Kessi outfit'e. Ja kuigi enamus inimeste lemmikuteks olid just sellised full mingid teksa outfit'id, mulle ilmselgelt ka need meeldisid, mulle meeldisid kõik need outfit'id, mis ma sinna panin, siis minu enda lemmik oli tegelikult see nahkne ja roosaga outfit. Nahast seelik, nahast jakk ja roosa bluus ja roosa kott ja siis veel üliilusad nahast saapad. Ja kõigepealt mulle jäi silma see seelik ja see seelik istus lihtsalt nii hästi, see oli viimane S-suurus. Ehk siis ma olin mingi, oh my god, kas ma pean selle seeliku ostma. Siis, kui ma proovisin ka seda jakki ja kogu see kombo, lihtsalt see oli nii ilus ja nagu nii ilus jakk ja praegu poole hinnaga. Ja nagu tegelikult ma tahaks mingit pruuni, nahktagi või mingit sellist laadset toodet. Ja siis veel need saapad, aga nende saabastega juhtus see, et minu suurus lihtsalt ei olnud enam üldse kuskil. Nii et nendega läks nii ja lõpuks ikkagi ma otsustasin ka selle seeliku ja jaki osas, et ei, ma ei osta. Vaata nii, miks ma sellest rääkisin. Aha. Ja siis homme ma lähen Subfocus kontserdile koos Anetega ja tema paari sõbrannaga. Ja ma olen täiega mõelnud, mida ma selga tahan panna ja ma tean, et ma tahan midagi sädelavat panna. Sädelevaid asju mul on erinevaid. Ilmselt tuleb mingi sädele valumine osa, kas siis seelik või püksid ja siis mingisugune topikene. Ja tegelikult mul on riideid, mul on 10 erinevat toppi, mida ma võiks panna, aga mul tekkis mingisugune visioon. Nii teate küll mind juba, kui mul need visioonid tekivad, mul on väga raske nendest lahti lasta. This is a problem. Ja see visioon tekkis ka tänu sellele, et ma H&M-is nägin, millal ma seal käisin, ma ei mäleta, igatahes millalgi käisin ja nägin sellist tugevast, korralikust materjalist T-särki, siuke boksi fitiga. Neid oli pruuni, musta, valget, halli vist. Ja siis mul tekkis vist äkki sotsiaalmeedias nägin mingit sarnast outfiti kellelgi, et kui mul oleks nagu sädelevad mustad püksid või need mul on olemas on ju, ja ma paneks sinna siukse boksi musta T-särgi ja kui oleks veel mustad pärlid või mingi äge mingi statement necklace, et see oleks nii lahe kombo. Ja seda musta T-särki saaks palju kanda, et ei ole see, et ma ostan selle mingiks üheks outfitiks on ju, aga lihtsalt nüüd ma mõtlengi, et kas ma hakkan selle pärast minema täna kuskile kaubanduskeskusesse või ma peaksin endale ütlema, ei Kaisa, sa valid enda riidekapist praegu midagi. Nii suur kiusatus on ja tegelikult ühe asja pärast ma tahaksin veel poodi minna. Nimelt ma kavatsen siin lähipäevil teha ühte kunstiprojekti. Teie inspireerisite mind seda tegema, sellest ma varsti räägin lähemalt. Ja ma sain eile tegelikult nagu suurem osa asju selle kunstiprojekti jaoks ostetud, aga üks asi, mida ma ei leidnud sobivat, on spaatel. Vist on spaatel selle asja nimi. Kuna see on väga spetsiifiline asi, mida ma hakkan tegema ja seal on vaja kindlat sorti spaatlit. Ja eile ma käisin kunst- ja hobipoes Rocca al Mares
ja seal oli igasuguseid spaatleid, aga mitte sellist, nagu mul vaja on. Aga nüüd ma mõtlen, et kuhu keskusesse ma üldse peaksin minema, et ma sükest asja leiaksin. Nagu mis pood üldse müüb nagu korralikud nagu sükseid, ma ei tea, professionaalsemaid kunstitarbeid. Ongi see kunst ja hobi on ju, aga seal meile käisin. See Charlotte on niisugune veits nagu pooletoobine või selles suhtes ma mõtlen, et ta on nagu paljuski mingi koolilastele suunatud. Et kas seal on nagu selliseid professionaalseid asju nagu mingi spaatel? No võib-olla on. Aga et kas oleks veel mingi parem pood? Ma ei tea, ühesõnaga ma mõtlen, kas ma lähen Kristiine keskusesse või ma lähen Ülemistesse. Kristiine on mulle lähemal, oleks mugavam. Aga Ülemistes on nagu rohkem poode. Ehk siis äkki on nagu suurem võimalus leida. Oi, mul on kõht nii tühi tegelikult praegu, aga oi, ma tegin eile hea söögi. Ma kohe varsti näitan teile ka. Ma olen siin ikkagi tervislikul lainel olnud. Kuigi eelmine vlog oli nii najakas. Ma rääkisin, et ma olen nagu motiveeritud. Hullult nagu trennis käima ja toituma paremini. Ja siis ma lihtsalt näitasin, kuidas ma Tartus sõin vastla, croissanti, pizzat, jõin mingit magusat mocktaili on ju. Aga ei, selles suhtes minust ei saa kunagi mingisugust full mingit dieedi inimest, aga ei ole võimalik. Ma lihtsalt naudin liiga palju head toitu. Või nagu, et see pakub mulle nii palju naudingut, et ma ei soovi seda enda elust ära kaotada. Aga ma saan aru, et piirid peab siiski seadma, muidu see asi läheb käest ära ja siis mõtled, et kuidas ma ei saa olla võtta. No kuidas sa ei saa? No sellepärast, et sa sööd pizzat ja vastlakukleid. Kuigi ma pean ütlema, et see vastlakukli hullus on mind täiesti nagu halvanud. Ma tahaks iga päev vastu kuklit süüa, just neid oma Pistoria omasid. Aga niimoodi ei saa. Kuigi ma lähen veebruari alguses reisile ja ma tulengi vist äkki reaalselt vastlapäeval tagasi, nii et põhimõtteliselt ma pean enne reisi oma vastlakukliisu täis sööma, sest ma ei tea tegelikult, kas peale vastlapäeva nagu lõpeb täielikult ära vastlakuklite tegemine või nagu, et kas pagarivajad nagu ei tee rohkem, ma ei tea. Igatahes ei saa lootma jääda selle peale. Ja siis ma mõtlesin, ma ütlen ära ka siin, et kus ma lähen, et võib-olla kes on käinud, saab mingeid soovitusi jagada. Et ma lähen siis sõbrannaga koos Sri Lankale. Ma olen tegelikult juba paar aastat mõelnud sellele, et ma tahaks minna. Ja nüüd me leidsime sobiva paketireisi. Me alguses üritasime ise kokku panna oma seda reisi ja see läks lihtsalt nii keeruliseks ja lõpuks me leidsime nagu ideka paketireisi väga normaalse hinnaga ka, nii et ma olen üli excited sellest. Aga jah, et kes on käinud Sri Lankal, siis võite kas kommentaaridesse jätta mingeid oma soovitusi või mingisuguseid näpunäiteid, mingeid asju, mida ma peaks teadma või siis ka Insta DM-i võib mulle kirjutada, kui sa ei taha kommentaari jätta. I am so excited. Ja ma olen nagu, see on jälle üks nendest kohtadest, kus ma olen ise endale nii tänulik. Et või kuidagi tänulik elu eest, selle töö eest, mis ma teen ja üldse nagu, et ma saan lubada endale sellist puhkust. Sest ma tulen perest, kus me ei käinud mingitel puhkusereisidel, et nagu me elasime nagu hästi või nagu normaalselt, aga meil ei kuulunud nagu rutiini või meie elu juurde ei kuulunud see, et ma oleks käinud perega reisidel. Ehk siis minu jaoks see reisimine sai ikkagi alguse täiskasvanu eas ja see on lihtsalt imetore, et ma saan, et mu töö võimaldab ja et mul on finantsi, et ma saan lubada endale puhkusele minemist. Et see on tegelikult täiega privileeg. Vahepeal, ega ma olen ju tavaline inimene selles suhtes, et vahepeal ikka hakkad võrdlema kellegagi, kes tundub, et on iga kuu kuskil palmi all päikse käes, oled nagu, oh my god, miks mina ei ole? Nagu inimene lihtsalt ole tänulik selle eest, mida sa saad endale lubada. Ei ole mõtet nagu mingi ohvrit mängida.
jah, ja te teate küll minu eelmise aasta ränte, kus ma olin mingi, oh my god, ma ei suuda selles hallis külmas enam olla. No vot, ega niisama ei ole mõtet pinguda. Tuleb kas muuta mindseti, mis on ka kindlasti väga hea mõte, või siis teha midagi, et sa saaksid ära siit hallist ja külmast. Et absoluutselt saan aru, et ei pruugigi olla kõigil võimalust minna, aga siis kuidagi moodi tuleb seda siinset asja muuta, sellepärast et no mis elu see on, kui iga päev vingud ja tunned ennast halvasti, et ega see ei ole väga hea elu. No nii, on aeg sööma hakata. Ma tegin oma sparglipüree suppi eile ja ma lisasin siia seekord ka herneid. Ja seda tuli nii palju ja see on nii maitsev lihtsalt, et nägemist. Ja siis ma tegin airfryeris juustusaiad siia kõrvale. Nii et selline on see söögikord, praegu söön ära. Siis lähengi oma seda pildiideed tegema, siis ma ikkagi lähen vist sinna ülemistesse. Mul on tegelikult huvi, et kas see kunst- ja hobipood, kas see on ikka veel T1 ka olemas, sest äkki seal T1 on parem spaatlite valik. T1, jah. Nad on olemas seal. No võt. Et kui ma viitsin vähegi, siis ma käin sealt ka läbi ja ma lähen väga kindlaid asju otsima. Ma ei lähe niisama shoppama. Ma räägin seda ise endale praegu ka. Et ma lähen vaatan seda musta T-särki H&M-ist. Statement necklace'i. Ja skaatel. No nii, ma olen kodus tagasi, teeme väikse hauli. Mul oli väga edukas käik, isegi edukam, kui ma oleksin arvanud. Kõigepealt H&M. Ma saingi sealt siis oma selle T-särgi, millest ma juba ennem rääkisin. Ma üritasin teile seda näidata ka, aga minu arust polnud mitte midagi aru saada. Igatahes selline musta värvi siuke, noh, kas siit on aru saada, ma ei tea, aga siuke paks must materjal. Ja siis ma sain H&M-ist täpselt selle statement necklace'i, mida ma tegelikult oma vaimusilmas ette kujutasin. Sellised mustad kuulikesed või pärlid siis. Ja ma tahangi teha siukse black on black asja. Nüüd ma tean täpselt, mis ma homme selga panen. Väga hea. Ja siis seal ülemistes on pärlipood. Ma olin selle poe täiesti ära unustanud, aga väga hea, et see mul seal meelde tuli. Sest et ma tegelikult ostsin eile sealt kunsti- ja hobipoest juba akrüülvärvid ka selle kunstiprojekti jaoks, mida ma hakkan tegema. Aga ütlen ausalt, kui see värvivalik ei olnud võib-olla nagu päris see, mida ma oleks oodanud. Ja täna nüüd sealt pärlipoest ma leidsin täpselt need värvid, mida ma tahtsin. Issand, see näeb kaamerast täiesti teistsugune välja. See on tegelikult nagu siukene, noh, natuke tumedam kui sage green, aga no igatahes ja siis veel siuke tumerahaline. Et need ma sain. Ja siis täitsa totter lugu nüüd, aga no eks siis mul tuleb kunstnikuks hakata. Ühe kaupa lihtsalt ei ole seda spaatlit, mida mul vaja oli, aga siin komplektis on ta olemas. Nimelt see ümara otsaga, see siin. Sellist tahtsin ja kõiki muid oli eraldi ja see oli ainult siin komplektis. Nii et 15 euroga ma ostsin selle komplekti. Ja no ma räägin, et nüüd siis tulebki hakata kunstnikuks. Siis ma olen tegelikult juba paar nädalat või no nii kaua, kui ma tean, et ma lähen reisi. Mida? Nii kaua, kui ma olen teadnud, et ma lähen reisile, siis ma olen mõelnud, kas ma ostan juurde seda Sol de Janeiro SPF spreid. Mul on alles veel sellest Montenegro reisist. Ma arvan, et see ei ole halvaks läinud ju. Et mul on mingi pool pudelit kindlasti seda veel alles. Ja mulle täiega meeldib see lõhn, see on SPF 50, seda on nii kerge peale kanda. Ja Sri Lankal, ma arvan, see kulub ära, nii et ma ostsin selle juurde. Ja vaadake, muide, kui toredad käevõrukesed mul
vahepeal ka jõudsid Shane'ist, peaksid olema roostevabast terasest. No siin on mu see Pandora ka. Aga jah, siuksed ägedad. Ja siis mul tuli meelde, muide mu juustest ei jäänud mitte midagi alles selle mütsiga, nii et aga mul tuli meelde, et kui ma nüüd käisin viimane kord Tartus, minu eelmine vlog ja jõime seal Mariaga neid barbisauereid Patsos. Alkoholivabasid küll jõime meie, aga ma olen ka seda alkoholiga joonud ja no nii hea kokteil. Nii maitsev lihtsalt. Ja siis ma mõtlesin, et ma pean seda ise ka proovima teha. No menüüs muidugi olid kirjas lihtsalt need põhikomponendid, vaarikas, laim ja gin. Aga kuna selle nimi on barbisauer ja seal oli ka siuke paks vahukiht, siis ma eeldan, et seal oli ka munavalget kasutatud. Ma arvaks ka, et tegelikult mingisugust magustajat. No igatahes ma käisin Mossist ka läbi ja ma ostsin vaarikapüreed. See on see sama firma, mis muidu teeb seda passionipüreed. Ja ma mõtlesin, et ma homme proovin äkki teha ise. Et homme on, kas ma juba ütlesin või? Ma ei tea. Nojah, riietega seoses vist rääkisin, et saab Focusi kontserti lähme. Jah, ütlesin, küll tuli praegu meelde. Et siis ma mõtlesin, et kodus, kuigi noh, me lähme ennem ärklisse, aga ma mõtlesin, et kodus võib-olla ma teeks endale soojenduseks. Lihtsalt prooviks seda ja ma pean uurima, kas Anetel on ka aega, et enne minu juurest läbi tulla ja siis ma saaks talle ka teha. Et seda katsetame siis homme. Issand jumal, see käik võttis mind nii läbi. Ma selle pildi idee nagu, ma sain ta tehtud, aga võib-olla ma tahaks nagu veel paremini seda teha, nii et võib-olla ma proovin mingi muu päev veel, ma ei tea. Ja ma võtan väikese hingetõmbemamendi ja siis mul on tegelikult täna õhtul siukest nokitsemistööd arvutist teha. Issa, ma sain just aru, et uus Bridgertoni hooaeg on väljas. Nii et ma hakkan seda vaatama ja mul on siin väike magustoit, siuke tükiline kohupiim ja siis ma tegin üks päev külmutatud vaarikatest vaarikatoormoosi, nii et see ka siin. Ja nii mõnna lihtsalt Bridgerton, magustoit ja like. Tere hommikust, käes on reede ja mina lähen kohe trenni, teen ülakehapäeva, see on minu viimane trenn sellel nädalal, 4. trenn. Ma olen nii tublisti käinud ja ausalt öeldes nagu ilus hommik on, aga ma tean, et väljas on mega külm, nii et ma väga ei ole excited sellest, et sinna õue astuda. Ma kohe näitan teile, kõik on nagu härmatunud. Aga ja, selle üle ma olen küll excited, et see on viimane trenn see nädal. No nii, trenn oli väga mõnus. Ma panen ennast valmis, et salvestada podcasti. Täna ma pean kohe kindlasti kohe peale salvestust sellega valmis monteerima, sest et reede on ja see peab esmaspäeval üles minema ja ma hea meelega nädalavahetusel ei teeks tööd. Ja ühtlasi ma teen siis ka meigi terveks päevaks ja õhtuseks väljaminekuks ka. Ja ma tahaks teha nagu midagi teistmoodi oma silmameigiga, aga ma pean ütlema, et kui kunagi oli nii lihtne leida meigi inspot, vähemalt minul oli väga lihtne siuke, ma ei tea, 2017-2018 Instagramist kuidagi ma alati leidsin midagi põnevat, mida teha, siis praegu nii raske. Kõik teevad nii igavaid meike ja ma ka tegelikult ju midagi värvilist ja mingit crazy't ei taha tegelikult. Lihtsalt nagu midagi natuke teistmoodi teha. Ja siis midagi ma leidsin Natasha Denona sellelt kontot täpselt selle paletiga, mis mul olemas on, see külmade toonidega. Ja ma vist proovin nagu ühel silmal kõigepealt seda teha, sellepärast, et tegelikult nende teistsuguste meikidega on alati see oht, et ma teen selle valmis, siis ma olen mingi
ma ei feeli seda. Et ma olen nii harjunud sellega, kuidas mu meik nagu tavapäraselt välja näeb, et kui ma midagi väga teistsugust teen, siis jah, on oht, et mulle ei meeldi see. Eriti, mul on nagu tihti see dilemma, et ma nagu tahaks midagi, ma ei tea, dramaatilisemat ja midagi mustaga, aga siis kuna mul on nagu heledad silmad või siuksed, ma ei tea, hallikas sinakad ja blondid juuksed, siis mõnikord see must näeb välja nagu liiga hirmus. Vähemalt minu arvates, kui ma teen mingi nagu musta laineri ja mingi, ma ei tea, kasutan musta lauvärvi ka veel. Ehk siis mul on nagu vahel see tunne, et ma tahaks midagi siukest dramaatilist ja smoke'it, aga siis kui ma selle päriselt teen, siis ma mingi oh my god, who is she? Aga jah, ma teen kõigepealt ühele silmale selle ära, vaatan, kuidas mulle meeldib ja siis teen teisele silmale ja näitan vast teile ka. No nii. Mida me arvame? I kinda like it. Ma ei tea ainult, kas siia võib-olla peaks panema nurka mingisugused ripsmed ka. Kasutan siis seda Natasha Denona paletti ja ma alustan kohe tumedatest värvidest, ehk siis asetan kõigepealt seda kõige tumedamat siluett tooni nii välisnurka kui ka sisenurka. Ma panin nüüd ripsmed ka. Looks dramatic. Nii. Välisnurka patsutan selle lihtsalt, et ta jääks nagu tugeva pigmendiga. Ja siis sisenurka. Ma ei pane nagu nii palju sisenurka, sest mulle siuke ülitume sisenurk ei meeldi. Nüüd võtsin seda tender tooni, natuke hajutan siit silmalau keskosa poole. Ja nüüd ma võtan sellise pintsli. Sellega võtan seda tender tooni, mis on siis ühe võrra nagu tumedam. Või tähendab heledam kui see tumetoon ja siis hajutan siit siukeste väikeste tõmbavate liigutustega lau keskosa poole. Siis võtan hajutuspinsli, võtan veel heledamat tooni Stone siit nurgast ja hajutan koopajoonele ja hajutan seda nurka siin ka natukene. Nii, siis võtan näpuga seda Muse tooni, see on nii jõust, see talus lihtsalt nagu crazy. Ja asetan selle lau keskele ja lähen natuke kõrgemale kui koopajoon. Vaadake lihtsalt seda tooni. Kas on fookuses? Ja siis ma võtan natukene, alumine ripsmapiir ka, võtan seda tender tooni siukse väikse lapiku pintslikesega ja lihtsalt natukene lähen mööda seda ripsmapiiri. Ma väga palju ei taha seda tumedat tooni või nagu ma ei taha väga kaugele seda hajutada. See on niigi praegusel ajastul out of my comfort zone, et ma üldse midagi alumisele ripsmapiirile panen. Nii et see on juba väga crazy. Ja siis läheb alumisele ripsmapiirile seda Delilah tooni. Ehk siis sädelev. Umbes siia keskele alla. Kui ma tahan, et mingi sädelus jääks tugevamalt, siis ma pritsin pinslit selle setting spray'ga, et siis see on märg ja siis ta võtab nagu tugevamalt see sädelus nagu haakub sinna külge paremini. Nii, ja siis ma võtan natuke seda tumedat sädelevat tooni ja hajutan mõlemale poolele nagu välisnurkadesse, et ta hajuks paremini sisse nende tumedate sise- ja välisnurgaga. Võtan siit Sheeni ja Whisperit. Ja seda Whisperit hajutan veits nagu siia, ma ei tea, sisenurka, aga veits laiemalt nagu. Ja siis teen laineri.
viimasel ajal mul on nii raske laineid nagu samasuguseks saada mõlemal poolel ja ma ei tea miks. Ma ei kujuta ette, mis ripsmed need on. Need ma leidsin lihtsalt kuskilt teiste ripsmete vahelt. Okei, ma tegin juuksed ka, aga mulle vist ikkagi ei meeldi see. No okei, ma teen podcasti ära selle meigiga. Aga võib-olla hiljem muudan seda. Sest et see on liiga... Ma näen välja nagu kuri. Ja mulle ei meeldi see. Aga ma nüüd panen oma podcasti setupi valmis ja salvestan ja jah. Ma sain podcasti salvestatud ja ma vahepeal saatsin Anette ja Laura grupichatti selle selfie enda meigist ja Anette oli nagu mingi, oota, ma loen teile. Kuidas nüüd ilusti öelda? See ei kaunista sind kohe üldse ja see teeb sind 10 aastat vanemaks. See meik siis. Nii et kohe kindlasti. Ma võtan selle maha ja ma arvan, et ma ei saa vist seda silmameiki ainult võtta, nii et siis ma võtan juba terve meigi maha ja teen kõik uuesti. Aga mitte kohe, sellepärast, et mul tuleb kohe üks pakikene ja siis ma mõtlen, et tegelikult mul kõht ülitühi terve aeg selle salvestamise ajal mul kõht korises. Ma peaksin ka söögi tegema, aga siis ma pean ka monteerima hakkama ja ma ei teagi, mis järjekorras praegu midagi teha. No nii, ma sain podcasti episoodi valmis monteeritud, sain oma paki kätte ja nüüd ma hakkasin süüa tegema. Ma teen spagette ja siis hakkliha kastme. Ma ostsin selle Felixi tomati kastme. Siin on küll juba sees ka mingid köögiviljad, aga kuna mul külmikus oli ka mingid porgandid, paprikat, küüslauku, siis ma natukene hakin veel siia juurde. Ja siis ongi siukene väga lihtne toit. No nii, siin on mu taldrikuke. Tegin väikse hapukoore hiinakapsa salati ka juurde. Nii et oh my god, lõpuks saab süüa. Yes. Nii tore õues ikka päike paistab, kell on juba 3 läbi. Mina olen küll märganud seda, et on pikemalt valge. Või noh, me kõik teame seda, aga nagu ma olen seda reaalselt märganud ka. Nii et love it. Ma söön ära, siis ma võtan selle meigi maha. Ja siis teeme uue, mul on Red Bull külmas, love it. Ja siis ma tahtsin TikToki teha ja siis vist võibki hakata proovima seda kokteilikese retsepti, millest ma eile rääkisin. So excited! Ma unustasin öelda, et ma eile pingisin 3 Bridgertoni episoodi järjest. See oli nii hea lihtsalt. Ja kui kell ei oleks 1 olnud, siis ma oleksin selle 4. ka ära vaadanud, mis väljas on. Mis siin toimub? Täna ei ole minu päev lihtsalt... See põsapuna pole mitte kunagi niimoodi jäänud, nagu see praegu jäi veidralt. Oh my god. Kõik on lihtsalt... lappes selle meigiga. Ma ei tea, mis juhtus. Oh my god. Siuke tunne, nagu see põhjapuna praegu võtaks seal all olevat meiki ära, aga nagu see ei tee mitte kunagi seda, nii et mis
toimub? No nii, issand kui ilusti need püksid sädelevad. Aga this is the outfit. Nagu kinda tagasihoidlik, aga samas sädelev. Mulle täiega meeldivad need mustad pärlid. Ma otsustasin tuka kinni panna. Ma pean võib-olla natuke paremini sättima, aga sääs mind kettasse. Ja ma ei tea, kuidagi täna ei ole päris minu meigipäev ka, aga lõpuks ma olen sellega rohkem rahul kui sellega, mis ennem oli. Ja muide, mul on sellised uued ugisaapad, mis ma sain Haapsalust Karjabasaarist. Ja need ei ole üldse nagu klassikalised ugi saapamoodi saapad, aga ja päris nahast ja 35 euriga sain siukse platvorm saapad. Nii et täna ma need siia alla panin ja väike must Coachi kott siia juurde ja ongi olemas. Proovime siis seda Barbie Sourit teha, millest ma nüüd siin rääkinud olen. Ehk siis mul on siin viin, see on muidu algselt džinniga, aga avastasin, et mul ei ole džinni, aga ma arvan, et viinaga on ka fine. Viin, siis vaarikapüree, suhkrusiirup, muna ja laimimahl. Nii, et kõigepealt panemegi 40 millilitrit viina shakerisse. Praegu alguses siis ei pane jääd selleks, et see muna valge saaks minna vahtu vist. Võt sellega ma ei ole väga kogenud nende saueritega. 25 millilitrit laimimahla, no värsket laimimahla ütleb ChatGPT. Ma lasin tal mingisuguse retsepti kokku panna, sest ma ei teadnud, kui palju koguseliselt midagi panna. Et mul olid ainult need koostisosad. Aga no eks vaatame, siin tuleb kindlasti seda veel timmida. Nii. 20 millilitrit vaarikasiirupit. Ta ütleb, et vaarikasiirupit panen vähem kui laimimahla. Segi peast. Seda ma panen kohe kindlasti 60 millilitrit. Issand, miks see oleks nagu avatud? See kork on selline nagu siit oleks juba võetud, aga no okei. Mida iganes. Oi, kui ilus. Vaarikapüree. No seal ta nimetas vaarikasiirupiks seda, aga mul on püree. Kui ilus. Ei no ma ei tea, ma ikka panen jah julgelt isegi võib-olla 70 millilitrit. No seda ei ole nii vähem, mis see ei muna. Ja siis muna valge. Siis paneme jääd. Ja shake'ime veel 10 sekki. Mul ei ole väga palju usku sellesse. Ma ei pannud suhkrusiirupit. Nüüd see on ülimalt hapu. Nii, ma lisasin siia sutsu suhkrusiirupit. Shake'isin uuesti. Nüüd läks natuke palju suhkrusiirupit. Aga okei, ma paneks siia rohkem laimimahla ilmselt. No päris hea. Siuke korralik foam on siin peal. Maitseb vaarikaselt. Nii tore. Nojah, kui Anette tuleb, siis ma proovin talle teha veel parema. Okei, ma just arvasin, et ma filmisin, aga ei. Proovime uuesti, ma kõik uuesti nii, ma rääkisin. Väga ilus klaas, sobib joogiga kokku. Ma siis proovin veel uuesti. No nii, muljed. See on ülihea. Alkot ei tunne, see on nagu vaarikajäätis, ülikreemine, siin oleks nagu mingisugune koor sees, aga see on see munavalge. See näeb väga ilus välja, see maitseb väga suviselt, sest see on vaarikas. Mulle kõik meeldib selle juures. Väga hea. Ma kohe maitsen ka, aga ma panin siis natuke rohkem laimimahla. Lisasin vanillilikööri ka lisaks viinale ja siis selle võrra panin vähem seda suhkrusiirupit, aga natuke ikkagi panin. Mine väike, vaat see on nüüd peaaegu see sama, mis seal patsos, mille järgi ma seda teen, oli. See mu enda oma tuli nagu mahedam ja mitte nii, I know. See on tõesti nagu jäätis. Jaa, nagu vaarikasorbett.
Oh my god, I love it. Anette lambist võtab viinašotte. Ei, no ma natuke kardan. See on nagu väga suur. Õudne. Ma pole seda teinud väga palju aastaid. Ma ei tea, jah, mis Mul on 4 loksu ühest. 8 kokku. No, mina võtsin ikkagi selle heleroosa, aga... Oota, ma võtan vee kõrvale. Muidugi võid, mida siis veel? Jaa. Toredad kontserdid. Tere hommikust, käes on laupäev ja märkasin isegi üsna värskena. Arvestades seda, et eile sai päris mitu kokteili ja shotti joodud. Aga kontsert oli nagu tore, aga võib-olla ma ootasin rohkemat. Ja ma ei tea, see kruiisiterminal, ta on nagu pikk soolikas ruum. Et... ma ei ole kindel, kas see on nagu kontserdi jaoks kõige parem. Ja mul hakkas seal väga-väga palav. Aga siiski tore oli väljas käia. Ja täna on lihtsalt nagu maagiline ilm õues. Ma ärkasin ja ma olin mingi, oh my god, see on vaade minu aknast või? Ma pean teile kohe näitama. Ja nüüd ma söön hommikust, kell on 11. Ma tegelikult tõusin mingi 9:30, aga ma olen lihtsalt voodis lebotanud. Ja ma söön hommikust, siis ma mõtlen, et ma teeks ühe jalutuskäigu vist. Ja siis alustaks oma kunstiprojektiga. No vaadake seda lihtsalt. Kõik on nii valge. No vau, minu arust täiesti imeline hommikusöök. Ja matcha. Reaalne kunstiteos. Oh my god, kui hea ja kreemine matcha. Nägemist. Ja see munapuder tundub ka nii hea. No nii, kõht on täis ja ma mõtlesin, et täna on nii külm, et mul on kõige mõistlikum minna kasukaga jalutama. Mul on hea sulejopega, aga see on lühem. Ja see kasukas on nagu siuke pikem. Nii et kasukaga jalutama. Juhuu! Oh my god, õues oli ikka krõbe. Mul on täiesti roosad põsed. Mu näol hakkas nii külm ja mu kintsudel hakkas külm, kuigi mul oli mitu kihti küll, aga tõesti külm oli, aga nii ilus lihtsalt. Ma käisin ringi naeratussuul ja lihtsalt tõesti nagu nautisin seda ilma täiega. Ja siis üks veider intsident juhtus ka. Jalutuskäigul mulle tuli vastu mingi mees, siis ta hakkas muga rääkima, siis võtsin kõrvaklapi ära. Ja siis ta ütleb, et ta on süüdi mõistetud kuritegude eest süüdi mõistetud ja et ta palub enda pattude eest andestust, et ta soovib oma patud lunastada. Ma olin lihtsalt mingi, okei. Lihtsalt vaatasin teda ja siis ta oli mingi, ma soovin teile ilusat päeva ja siis ma ütlesin lihtsalt teile ka ja kõndisin edasi. See oli väga veider. Ja siis... ma käisin tagasi teel läbi Pistoriast ja no mida ma sealt võtsin. Ma ei tea, mul on see aasta kohe täiesti hullus. Oota, ma pean teid liigutama nende vastakuklitega. No vaadake lihtsalt. Imeline. Aga praegu ma panen need ikkagi külma. Need ootavad oma aega. Eile mul jäi teiega jagamata see, et ma sain Anette käest oma päikseprillid. Me tellisime koos selline bränd nagu Meller. Meil mõlemale tuli see Instasse reklaam ette, nende samade prillide reklaam ja siis
Meile meeldisid need prillid ja neil oli 2 ühe hinnaga diil, ehk siis kui muidu need päikseprillid maksid mingi üle 50 €, siis lõpuks me saime kumbki siis 20, ma ei mäleta, mis see shippinguga tuli, no ligi 30 € vist siis. Aga jah, mingi täiega korralikus karbis ja siis siin on veel see siuke, ma ei tea, vutlar ja sellised. Noh, need ei ole nagu päris päikseprillid. Need on lihtsalt siuksed moeprillid. Need vist sobisid Anetele veits paremini kui mulle. Aga why not? Hakkab pihta siis. Mul on siis need spaatid. Siis mingisugune selline tekstuuripasta. Ma juba tean ette, et sellest jääb väheks. Ja mul on kindlasti juurde vaja, aga ma mõtlesin, et ma saan algust vähemalt teha ja vaadata, kuidas see toimib. Ja siis mul on nüüd need värvid, mis ma viimasena ostsin. Ja enne ma ostsin tegelikult sellise nagu rohkem oliivirohelise, see on ka ilus. Aga mulle vist meeldib see rohkem. No ma ei tea, ega ma saan ju veel segada ka ja siis mul on veel selline metsaroheline värv ka. Ja siis siuke heleroosa. Seda mõtlesin ka, et ma tahan juurde panna. Ja igaks juhuks võtsin valget ka, kuigi nagu see pasta on ka valge, aga ma ei tea, kuidas see kõik toimib, nii et ma igaks juhuks võtsin. Ja siis mul on Cookeri need alusekesed, ma mõtlesin, et ma saan siia siis kokku teha selle pasta ja värvisegu. Et mu idee on see, et ma mitte nagu ei värvi seda tekstuuripastaga tehtud asja üle, vaid ma kohe segan juba krüülvärvi selle tekstuuripastaga ja hakkan siis seda siia peale kandma. Et mul on väga kindel visioon, ma ei ole kunagi varem sellist asja teinud, nii et ma tegelikult ei tea midagi. Ja ma ei tea ka, kas mul peaks tegelikult selle lõuendi peal algselt ka midagi olema. No mul ei ole igatahes, et kas ei peaks mingisugune aluskiht mingisugust värvi olema või ma ei tea. Lõuend on valmis. Selline näeb see pasta välja. Miks see nii vedav on? Paneme siis siia pasta hulka selle akrüülvärvi. Ma ei tea, kui palju panna. Okei, ta jääb õnneks nagu väga tugevalt seda värvi. No nii, ma olin vahepeal peaaegu 3 tundi Anette ja Lauraga kõnes ja alguses vaikselt tegin oma maali ka edasi, aga siis ma jätsin ta siia kuivama, et ma saaks paremini nagu neid järgmisi törtsukesi siia peale panna, aga ta on ikkagi veel üsna märg, aga samas ma arvan, et ma võiks ikkagi mingi 1 raundi veel teha ja siis ma ilmselt jätkaksin mingil muul päeval. Ma vist selle roosaga veel täna ei lähe sinna kallale, ma jätan selle mingiks muuks päevaks, aga ma tunnen, et mul võiks nagu midagi natuke veel olla, mis siia seda dimensiooni looks. Et need rohelised värvid mulle väga-väga meeldivad.
nagu võib-olla natuke mingi teist tooni, aga nüüd ma ei julge nagu seda oliivirohelist enam ikkagi siia juurde panna. Sest et see tundub nii teisest ooperist. No nii, ma segasin nüüd mingi sellise värvi siia kokku. Panin törtsukese seda oliivirohelist ka juurde, aga mul on ikka tunne, et mul on juba siuke roheline siin olemas. Aga no kohe vaatame. No ikkagi natukene teist tooni. Natukene teist tooni. No nii, aga ma arvan, et siinkohal ma tänaseks oma kunstiprojektiga lõpetan ja tõmban ka vlogi otsad kokku. Et issand jumal, kui mõnus laupäev täna on olnud. Ilus ilm, jalutuskäik, vastlakuklid. Ma ei ole veel jõudnud selle söömiseni, aga need ootavad mind ees ja oh my god, mul on ju üks Bridgetoni osa veel vaatamata. Issand, vau, siis ma saan seda vaadata ja see kunsti tegemine, no nii mõnus lihtsalt. Ja ma ei jaksa ära oodata, et näha, mis sellest lõpuks välja tuleb. Aga ma loodan, et oli põnev vaatamine ja ma ei teagi ausalt öeldes, kas ma vlogin veel midagi enne reisi või tulebki järgmine juba reisi vlog. Aga elame näeme ja suur aitäh, et vaatasid. Näeme juba järgmises videos. Tšau!